Nii, tere sulle! Mina olen siis Kairi Kuusma ja jagan sinuga täna sellist mõtet, mis on minuga siin nagu natuke aega juba kaasas hõljunud, et me ei ole kõik ühesugused. Igaüks on eraldi süsteem. Meil on kõigil erinevad kogemused, meil on kõigil erinevad harjumused ja mida rohkem me selles harjumuste süsteemis sees oleme, seda rohkem meile tundub, et teised on samamoodi. Tegelikult see ei ole nii. Ja võib-olla minu endal on see nagu kõige rohkem, nagu, mis on välja tulnud, et kui ma olen nagu andnud kellelegi lubaduse, siis mulle tundub, et teised, kui seda teevad, siis nad seda ka täidavad. Aga see ei ole kahjuks nii. Nii et inimesed annavad lubadusi, võtavad lubadusi, mõni peab sellest rohkem kinni, mõni ei pea sellest üldse kinni. Nii et inimesed on väga erinevad. Ja see on ainult üks osa sellest kõigest meie süsteemist. Kui me oleme harjunud mingite harjumuste põhjal elama, siis igaühel oma süsteemis on see harjumuste pagas. Igaühel on oma mingid asjad, mida ta siis on elu jooksul õppinud ja mis näiteks pingeolukorrad, kui on, siis üks inimene sulgub endasse täiesti, mõni võib täiesti ära marssida uksest ja teine hakkab aina rohkem ja rohkem nõudma, et ta tahab nüüd selgitust ja räägi nüüd minuga. Nii et me oleme väga-väga erinevad. Ja selleks, et rohkem saada endast teada, on meil vaja ennast rohkem tundma õppida. Ja see tundma õppimine mõnikord ei ole väga mugav, sellepärast et kui ma õpin ennast tundma, siis ma saan aru, et teatud asjad ei olegi nii, nagu ma olen võib-olla arvanud. Ja tuleb välja tõde ja see tõde enda kohta ei ole väga mugav. Nii et kõik need sellised tõehetked, mida me enda kohta või ka teiste kohta aru saame, siis me peame lihtsalt seda aktsepteerima. Võib-olla üks selline koht on veel see, et kui sa oled sellel teekonnal, siis kindlasti kõik inimesed sind ei toeta. Ja see on ka üks tõde. Nii et meil ei ole kõigil ühesugused vaated, ühel on üks ja teisel on teine ja see on okei, sellepärast et me ei pea võitlema kellegiga selle nimel, et tema suhtub millessegi teistmoodi kui sina. Kui sina päriselt tead, mis on sinu sisemine tõde, kui sina sellega oled ühenduses, siis sa ei pea seda kellegile peale suruma ja sa ei pea selle eest ka võitlema, sellepärast et see ongi juba sinu ees. Kõik need, kes kuskil internetiavardustes enda tõde hirmsasti tahavad teistele peale suruda, ma ei räägi arvamusest, arvamus on teine asi. Me võime alati oma arvamust avaldada, aga see, kes tahab oma tõde peale suruda, siis see tähendab seda, et ta ei ole endaga ühenduses, ta ei ole selles ise ka väga veendunud. Nii et see on võib-olla lihtsalt üks väike aspekt sellest. Ja kui sa nüüd veel mõtled, siis neid aspekte võib olla väga mitmeid erinevaid, on ju. Näiteks, kui me hakkame mingit harjumust üldse muutma, siis see nõuab mingisugust aega, see nõuab meilt mingit distsipliini, see nõuab sellest välja kruttimist ja see on ebamugav ja alguses tundub, ma seda teha ei taha. Lõppkokkuvõttes, kui ma olen sellest välja liikunud, siis ma saan aru, et see kergendab mu elu. Aga alguses on see ikkagi mitte väga hea ja mõnus ja ebamugav. Näiteks veel, mida me väga palju kipume tegema, me proovime selleks samasti, et nüüd sellest mingisugusest harjumusest mitte välja tulla, vabandama. Me leiame kõik võimalikke vabandusi ja see, kui sa hakkad ennast kuulama, kui palju vabandusi sealt siis hakkab tulema, miks see praegu see kellaaeg ei sobi, miks see kuupäev ei sobi, miks see aeg ei sobi ja nii edasi, kuidas ma antud ajahetkel ennast tunnen ja miks ma mingit asja ikkagi edasi lükkan või venitan seda kummi niivõrd pikaks juba, et see muutub täiesti ebamugavaks. Nii et see enda oskus, enda ärarääkimise oskus on meil mõnikord nii müstiline ja teraapiates ma näen seda täpselt samamoodi, kui me hakkame seal jutustama igasuguseid huvitavaid lugusid ja
need lood võivad väga pikaks minna, aga me ei jõua selle sisuni vist mitte kunagi, sellepärast et me tahamegi selle ümber seal niimoodi käia, sest sinna sisu, kui me hakkame sinna sisse vaatama, siis see võib muutuda ebamugavaks. Nii, mis meil veel on? Ja tavaliselt selle all on ikkagi kuskil mingi hirm, miks me ei taha edasi liikuda või miks me ei taha seda sammu astuda. Ja hea oleks tegelikult siis aru saada, kus see hirmufaktor meist tuleb. Kus see tegelikult on meisse istutatud. Tavaliselt see on ikkagi kuskilt meie süsteemi tulnud. Ja vot kui me sellele pihta saame, kui me saame aru, et see ei olegi võib-olla üldse minu hirm, see on võib-olla minu ema hirm, kes tundis mingisugusel hetkel ennast väga halvasti ja ebamugavalt, aga mina lapsena võtsin selle samamoodi üle ja arvasin, et nii ongi elus ja seda peabki kartma ja see ongi ebaturvaline ja neid samme ei tohigi astuda. Et ära sina seda küll tee, see ei ole hea, sellepärast et ja hakkab sealt tulema. Ja see süstiti meie süsteemi sisse ja me usume seda siiamaani. Nii et mina soovitan ikka väga tõsiselt kuulata neid mõtteid ja seda sisekõnet, mida me siin oma peas räägime ja aru saada, missugust ärarääkimist me enda sees teeme. Ja kui me sellele lõpuks saame panna stoppi ja ennast sealt kuidagi välja kruttida, siis uskuge mind, see elu muutub palju lihtsamaks ja mõnusamaks. Nii et mina soovin sulle lihtsalt mõnusat teekonda siin ja kui sa vajad toetust ja abi, sa võid alati pöörduda ja me võime koos uurida, kus need takerdumise kohad on ja missugused kohad vajavad võib-olla veel rohkem selgust. Nii et edu sulle!